Tervist, mina olen Riigikogu liige Lauri Läänemets ja minu kõrval on lugupeetud ajaloolane Riigikogu liige Jaak Juske. Me oleme Jaaguga Riigikogu Valges saalis selles kõige uhkemas ja pühamas paigas siin lossis ja see on ka ühtlasi see paik, kus aastal 1928-29 juhtis vabariigi valitsust riigimees ja riigijuht August Rei. Ja just nimelt August Reist me hakkame täna Jaaguga teile natukene rääkima, sellepärast et aastal 2021, 22. märts saab August Rei, siis möödub tema sünnist 135 aastat. Et Jaak, kui sina hästi lühidalt püüad öelda August Rei roll ja olulisus Eesti riigi kujundamisel ja ajaloos, mis see siis on? See roll on kindlasti hindamatu ja väga suur. Ma olen ka koolis olnud väga pikalt ajalooõpetaja ja meie siis koolinoored üldjoontes teavad, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson ja Johan Laidoner, aga meie riigi sünniloos ja meie üldse Eesti ajaloos on veel väga mitmeid olulisi mehi ja naisi, kellest me tegelikult tänapäeval väga vähe teame või peaaegu üldse ei tea. Ja kindlasti üks mees selles väga väärikas reas on August Rei, kelle isegi võib-olla roll on kohati võrdne, kui mitte isegi öelda suurem kui näiteks Pätsil või Tõnissonil. See mees on kindlasti August Rei. Ja ma arvan, et tema teenetest Eesti riigi loomisel, ülesehitamisel ja eelkõige siis järjepidevuse kandmisel räägivad just need ametid, need rollid, mida siis Rei oma pika elu jooksul on pidanud. Ta on olnud näiteks üks meie rahvusväeosade loojatest, olnud siis ajutise valitsuse minister, olnud asutava kogu esimees, Riigikogu esimees siin samas majas, olnud siis riigivanema ametis, olnud välisminister, olnud Eesti saadik Moskvas ja eelkõige siis ka pikki aastaid pärast teist ilmasõda Eesti eksiilvalitsuse juht. Et juba need positsioonid räägivad, kui oluline mees on August Rei ja tema loo tundmine on minu arust väga oluline ja tema nimi kindlasti väärib siis olla kõrvuti nende teiste Eesti ajaloos oluliste meestega. Aga ma arvan, et meie tänane see jututeema võiks kuidagi kulgeda sellist rada mööda, et vaatame korra sellele kõige olulisemale hetkele Eesti ajaloos peale, mis on riigi loomine ja seal ütleme nii, et mitmes erinevas ametis, etapis oli August Reil selline juhtiv ja määrav roll, et räägime sellest, et vaatame sinna natukene ja siis teise poole võiks vaadata siis, et August Rei kui Eesti riikluse järjepidevuse hoidja siis eksiilivalitsuse juhtimise juures ja kuskile sinna vahele või lõppu siis vaatame neid seiku elust ka, et mis võiks tulla, aga ma saan aru, et kõige huvitavam asi, minu jaoks huvitavam asi, kuna sellest on vähe räägitud ja sellest on vähe kirjutatud, on tegelikult vabadussõda ja vabadussõjas sõdinud väeosad ja meil on üldse tegelikult, et kuidas need väeosad tekkisid Eesti sellest sõjaajaloost, teavad inimesed vähe ja just selles vabadussõjas ja nende väeosade moodustamisel, ma saan aru, oli Reil taaskord või nii-öelda alustuseks üks oluline ülesanne täita. Minu arust on oluline alustada natuke laiemalt, et me mõlemad, Lauri, sinuga kanname ühte ilmavaadet, see on sotsiaaldemokraatia. Ja August Rei oli ikkagi Eesti sotsiaaldemokraatia üks suurkujusid, üks selle siis ilmavaate loojatest Eestis, selle kandja pikki aastaid. Ja väga tihti on sotsidele ette heidetud seda, et peaaegu nagu oleks see ilmavaade Eesti riigi vastu. Aga kui me vaatame ka August Rei elulugu, tema panus, siis me näeme, et sotsiaaldemokraatidel oli Eesti riigi loomisel väga oluline roll, sest just see möödunud sajandi esimesed kümnendid olid, võib öelda, Eesti sotsiaaldemokraatia selline kuldaeg ja ilma sotside selge toetuseta poleks Eesti riiki vähemalt sellisel moel kindlasti mitte sündinud. Ja siin tõesti siis August Reil kui ühel toolasel Eesti sotside liidril on oma väga kandev roll. Ja sellest, milline see roll on, just tõesti räägib siis ka lugu sellest, kuidas August Rei on väga tihedalt seotud siis 1917-18
Eesti rahvusväeosade loomisega, see on siis Esimese maailmasõja siis viimased aastad. Olgu kõigepealt öeldud, et kui esimene ilmasõda puhkes, siis August Rei, kes oli just paar aastat varem läbinud ajateenistuse Vene keisri sõjaväes, siis muidugi võeti taas sõjaväkke ja ta teenis suurtükiväe ohvitserina siis Peterburi või toona Petrogradi siis kindluses. Ja 1917 veebruaris, märtsis teatavasti puhkes Venemaal siis revolutsioon, mis ju pühkis ajaloo prügikasti Vene tsaarivõimu ja siis ongi see lühike ajaaken, kus Venemaa oli demokraatlik vabariik, kus tekkis see ajaaken, mis andis võimaluse ka eestlastele nõuda siis Vene võimudelt suuremaid õigusi. Need on need samad sündmused, mis viisid ju Eesti autonoomia kehtestamiseni, viisid selleni, et kevadel 1917 Eesti alad, siis Eesti ja Liivimaa alad liideti üheks Eestimaa kubermanguks, et ilma nende sündmusteta poleks võib-olla ka aasta hiljem saanud sündida Eesti riiki ja selles reas on oluline peatükk just nimelt Eesti rahvusväeosade loomine, sest ühel kujuneval või sündival rahvusriigil peavad olema ka ju oma rahvusväeosad ja see oli ikkagi, kuigi oli Venemaal toimunud riigipööre, oli ikkagi ka Vene võimude jaoks väga niisugune uus mõte, sest neid rahvaid, kes olid kuulunud Venemaa koosseisu, tahtsid saada suuremad õigusi, tahtsid ka oma rahvusväeosasid luua, neid oli päris mitmeid. Aga jällegi me näeme ka selles loos Eesti toonaste siis juhtide tarkust, niisugust diplomaatiaoskust, et need rahvusväeosad sündisid. Ja sellest loos tegelikult August Rei kirjutab päris pikalt ka oma mälestuste raamatus, mida ma kindlasti kõigile kuulajatele, vaatajatele soovitan. See on mälestusi tormiselt teelt, mida on siis August Rei ise pannud kirja just oma nooruspõlve lood, siis möödunud sajandi algus, kirjeldab pikalt siis Eesti riigi sünnilugu ja sellega siis see mälestuste osa ka lõpeb. Ja võtame siit lahti siis peatüki, mis just räägib rahvusväeosade loomisest. See on meil lehekülg 187 raamatust, see on siis siin Päevalehe sarjas mõne aastast ilmunud ja peatükk siis eestlaste koondamine ühte rügementi Tallinnas ja August Rei kirjutab ise. Esimene sellisest võimalustest oli tekkinud otsekohe pärast tsaari valitsuse kokkuvarisemist, kui olukord polnud veel võtnud kindlat kuju ega stabiliseerunud. Selle olukorra kasutasid ära Tallinna merekindluse väeosades teenivad Eesti sõdurid ja ohvitserid. Ühes rügemendis, milles oli eriti palju eestlasi, hakkasid need tegema kihutustööd Eesti sõjaväelaste koondamiseks Eesti väeossa Läti rügementide eeskujul. Selle vastu alustasid ägedat vastuaktsiooni tööliste ja sõdurite nõukogu, Sovet, mis oli ka Tallinnas loodud niipea, kui revolutsioon oli toimunud ja enamlased, kes domineerisid siis selles Sovetis, olid siis Eesti rahvusväeosade loomise vastu. Vaatamata vastu aktsioonidele õnnestus asja algatajal aprilli teisel poolel saada Tallinna merekindluse komandandilt esialgne luba eestlaste koondamiseks ühte rügementi. Tallinna Soveti poolt sõjaminister Kerenskile saadetud kaebustes nõuti aga, et rügement laiali saadetaks. Seda õnnestus aga ära hoida ja mai teisel poolel sai Eesti rügement ka sõjaministeeriumi poolt tunnustuse, kuid tal tuli Tallinnast ümber kolida Rakverre. See osutus aina kasulikuks rügemendile aga, kuna ta sai seal rahulikus õhkkonnas läbi teha oma õppused. Ja olgu öeldud, et siis selle esimese Eesti rügemendi või venepäraselt polgu, siis juhiks oli toona hilisem kindral Aleksander Tõnisson ja tõepoolest, et siis toona moodustati ka Eesti sõjaväelaste ülemkomitee, mida juhtis meie hilisem riigipea Konstantin Päts, aga selle siis aseesimeheks oli August Rei, kelle tõesti selles siis Eesti sõdurite koondamises rahvusväeosadeks oli toona väga kandev roll. Ja kuigi oli kohe plaan luua ka siis teine ja kolmas polk, siis esialgu olud seda ei võimaldanud, aga hea, et see esimene rügement või polk oli kevadel loodud, sest sealt edasi juba sama aasta sügisel, siis aasta 17, jällegi kui olud seda võimaldasid, siis sai juba luua ka uued polgud ja ühel hetkel juba ka Eesti diviisi. Nii et ilma nende rahvusväeosadeta võib-olla aasta hiljem
poleks Eesti riik suutnud ka vabaduses püsima jääda, sest me olime juba nii-öelda Eesti soost Vene sõjaväes väljaõppe ja ka sõjas karastuse saanud mehed koondanud siis rahvusväeosadeks. Aga kas seal, ma saan aru, et Konstantin Päts nüüd juhtis seda komiteed ja August Rei oli aseesimees, sellesse aega vist, kui neid rahvusväeosasid loodi ja ka ajutise valitsuse tegevus, kus Konstantin Pätsil oli selline kandev roll, et see on aasta hiljem, jah. Aasta hiljem, jah. Et selge, et ühesõnaga 2 meest mõlemad tublilt siis seda tegid, aga nüüd kui me põikame või astume ühe nagu sammu edasi selles ajaloos, siis tegelikult üks näide, miks erakondadesse kuulumine maailmavaateliselt ja miks rahvusvaheliselt erakondadesse koondumine on ju, mis ka tänapäeval ju välispoliitikasse või kuidas üldse välispoliitika ja kuidas ühe maailmavaate omavaheline läbisaamine võib anda väga olulisi tõukeid, on ju, siis sotsiaaldemokraadid mitte ei olnud ainult Eestis, vaid mujal maailmas ka ja ka Soomes, on ju. Et võib-olla siis põikaks sinna, et August Reil teda on läkitatud Soome ja mis ta seal Soomes tegi ja mis tulemustega ta tagasi jõudis? Jah, nüüd me jõuamegi siis aasta hilisemasse perioodi 1918, kui ju Venemaal oli toimunud juba oktoobripööre, olid tulnud võimule enamlased, ja ühel hetkel algas ju Eestis siis ka veebruaris 1918 Saksa okupatsioon, ehk tekkis see ajahaken, mis siis võimaldas meil teatavasti veebruaris 18 päris oma riigi välja kuulutada, kuigi sellele veel eelnes ju sündmus, oluline kuupäev on 28. november 1917, kui siin samas Toompea lossi Valges saalis Eesti maapäev kuulutas ennast siis kõrgema võimu kandjaks Eesti aladel. Et see on nagu esimene kord pärast pikki sajandid, eks ole, kus eestlased võtsid omal maal selgelt võimu enda kätte ja tõesti siin samas saalis see ajalooline otsus siis vastu võeti ette kanti. Seda maapäeva ajaloolist otsust on peetud ka niisuguseks meie eeliseseisvusmanifestiks, et me olime nagu ühe jalaga sellest Vene impeeriumist välja astumas, aga me polnud veel päris oma riik, kuni siis tõesti paar kuud hiljem, kui siis Vene vägi taandus ja Saksa vägi tuli peale, siis on see ajahaken, kus oma riik välja kuulutati. Ja mis on just täpselt oluline, et kõik suuremad Eesti toonased poliitilised organisatsioonid, parteid ja liidrid olid selgelt ikkagi selle oma iseseisva demokraatliku riigi loomise taga. Ega ütleme see nii-öelda iseseisvuse mõte tegelikult nendel aastatel ka niimoodi järk-järgult arenes ja kindlasti just see enamlaste siis hilisemate kommunistide riigipööre, see kindlasti aitas kaasa sellele, et ka need, kes võib-olla selles kõhklesid, said aru, et nüüd on see hetk, kus tõesti oma riik tuleb välja kuulutada ja olgu öeldud, et ikkagi August Rei ja toonased sotsid juba sel hetkel selgelt toetasid just nimelt oma Eesti demokraatliku riigi välja kuulutamist. Ja nüüd 18 aasta siis järgneb 9 kuud päris ränka Saksa okupatsiooni, kuni siis õnneks 1918 novembris esimeses ilmasõjas Saksa keisriik kokku varises ja tekkis jällegi see hetk, kus siis põrandal tegutsenud ajutine valitsus tuleb siis põrandalt välja ja hakkab siis rasketes oludes seda Eesti riiki üles ehitama ja samas, eks algab ju vabadussõda, tuleb ka selle riigi eest võidelda ja verd valada. Ja toona siis aasta 18 sügisel astub ametisse siis jällegi Konstantin Pätsi juhitud ajutine valitsus ja August Rei siis sotside esindajana oli seal lausa asepeaministri ametis, töö- ja hoolekandeminister ja muide täitis ka haridusministri kohuseid. Ja just see kõige raskemad hetked, novembri lõpp, detsember aasta 18, kui Punaarmee tuleb idast tungib peale, eks ole, rinne jõuab otsapidi Tallinna lähistele, Eesti riigi saatus tõesti ripub juuksekarva otsas, siis nendel rasketel hetkedel Eesti valitsus siis läkitab August Rei olulisele missioonile Soome, et paluda siis vennasrahvalt Eesti riigile toetust. Kas sa vahepeal oskad öelda, et mis see Soome sotside positsioon oli, kas sa seda tead, et olid nad sellel hetkel valitsuses või nad kindlasti seal parlamendis olid, on ju? Ja, et just, et ka mis on erinevus, et kui, eks ole, Eestis sotsid väga selgelt toetasid oma nagu riigi väljakuulutamist, siis me teame ju, et Soome elas üle väga verise kodusõja ja jällegi sotsid olid ka Soomes toona ikkagi üks ütleme suuremaid jõudusid ja nende toetus ka eestlastele oli väga oluline välja nagu rääkida.
ja tõepoolest reisis aastavahetusel 18-19 sõidabki Soome, esineb muide niisuguse sütitava abi nagu paluva kõnega siis ka Soome sotsiaaldemokraatide kongressil ja me teame ju, et sellel järgnes siis otsus, kus tõesti tuhanded Soome vabatahtlikud siis tulevad Eesti eest võitlema ja annab Soome ka meile siis majanduslikku abi, et suure vaenlasega toime tulla, et see kindlasti siis soomlaste vennasrahva toetus väga raskel hetkel oli üks see nii-öelda siis argument, mis selles sõjaõnne eestlaste kasuks lõpuks pööras. Et ühesõnaga läkitati Soome ja tegelikult tõi loodetud abi, on ju. Et jah, seda me oleme filmidest, raamatutest palju ja ajalootunnist loodetavasti osad inimesed ka päris palju kuulnud, aga kas me, kui nüüd nii-öelda sammukene jälle edasi hüpata, et siis Rei järgmine, võiks öelda, et selline, minu jaoks vähemalt, ma ei tea, et sa võid seda ise seletada, minu jaoks niisugune tema elu kõige tähtsam moment on tegelikult Eesti esimene valitud parlament, on ju, asutav kogu, kus kohas erinevad sotsiaaldemokraatlikud siis nimekirjad said siis enamuse, valdava enamuse, on ju, parlamendis, mis andis võimaluse seda riiki siis niisuguse sotsiaaldemokraatliku ilmavaate järgi kujundada ja kõik need sambad või see vundament, mis selle riigile tollel ajal siis seadustesse või põhiseadusesse valiti, siis ka, ma arvan, on, täna me näemegi, et on hästi palju mõjutatud sellest, et ühesõnaga asutav kogu ja Rei roll ja tegutsemine asutavas kogus. Olgu vahele öeldud ka sinna veel enne, kui tuleb asutav kogu, jääb üks väikene skandaal August Rei elus, kus ta siis ajutise valitsuse ministrina just selles alanud verises Soome kodusõjas võttis siis julguse kritiseerida ka Soome siis valgete terrorit. Sest kindlasti oli selles kodusõjas väga palju verd ja terrorit punaste poolel, aga ka valged ka nende käed jäänud verest puhtaks aga see avaldus läks siis Reile toona maksma siis koha ajutises valitsuses, aga tõepoolest juba mõni kuu hiljem siis kevadel 1919, kui Vabadussõjas on Eesti territoorium siis punastest nii-öelda puhastatud, jälle Eesti valitsus kontrollib kogu Eesti territooriumi, toimuvad siis tõesti meie esimese parlamendi asutava kogu valimised ja nagu sa väga õigesti ütlesid, selles asutavas kogus absoluutse enamuse saavad siis kaks suurt toona ja suure toetusega vasakpoolsed parteid, see oli siis sotsiaaldemokraadid ja Eesti Tööerakond. Ja asutava kogu siis esimeheks valitaksegi August Rei ja 1919 alates jüripäevast kuni siis 1920. aasta lõpuni asutav kogu koos käis. Kuigi need avaistungid toimusid Estonia kontserdisaalis, siis enamik koosolekuid peeti jällegi siin selles ajaloolises Toompea lossi valges saalis. Me võime ette kujutada, et siia saali, mis... Palju asutavast kogus tead inimesi oli? Et jah, et see saal tegelikult ei olegi väga suur, aga siia pidi ära mahtuma siis 120 asutava kogu liikme töökohta, et selgelt oli siin üpris kitsas, aga tuleb arvestada, et samal ajal veel Riigikogu hoonet ei olnud, et samal ajal kui asutav kogu siin võttis vastu olulisi seadusi, siis hakati alles 1920-22 siin kõrval siis ehitama Riigikogu hoonet, et jah, et me Riigikogu hoone avamisest saab 100 aastat septembrikuus aastal 2022. Ega seal valimised on ju, kui ma nüüd õigesti tean, ei olnud sellised, et tuldi kokku, esitati erinevaid kandidaate, vaid tegelikult ma saan aru, erinevate erakondade esindajad istusid päev varem maha ja arutasid, kes siis, see oli niisugune konsensuse otsimine, mis ka õnnestus on ju, et kes võiks olla kõige parem riigijuht, et kes ei oleks liiga äge või liiga ühte või teise nagu äärmusesse kalduv, vaid suudaks tasakaalukalt sellele riigile nagu aluse panna ja lõpuks nad jõudsid Rei nimeni. See vastab tõele, sest üldiselt kui ka lugeda nagu tema poliitiliste siis oponentide nagu arvamust tema, siis tõesti teda hinnati just sellise tasakaaluka kompromisse otsiva nagu riigimehena. Et oli kindlasti sedasorti siis Eesti riigimees, kes suutis liita väga erinevaid ilmavaateid, et otsis sellist poliitilist kompromissi. Ja kindlasti sel hetkel, kui riiki ehitati, kui kes sõda oli vaja just leida pigem üksmeelt.
jah, et ühesõnaga toona siis, kui praegu valitakse Riigikogule esimeest on ju, või et siis pannakse mitmeid kandidaate, et toona koguneti Estonias ja tegelikult oligi ta selline niimoodi üks kandidaat ja tema toetamine, jah. Ja ma otsisin välja siit ka tema mälestustes siis Rei kõne, mida ta pidas Asutava Kogu avakoosolekul siis jüripäeval 1919. Ma kogu seda muidugi kõnet ette ei loe, aga võib-olla ühe lõigu. Kes meist ei tunneks seda määratu suurt ajaloolist vastutust ja seda raskust, mis Asutava Kogu õlgadel seisab. Eesti rahva saatus on olnud raske. Vähe on Euroopas rahvaid, kelle vastu ajalugu on olnud nii kalk ja siis võõraslik kui meie vastu. 700 aasta jooksul on Eesti rahvas olnud võõraste käskida ja käsutada. Eesti rahva saatuse määramisest ei ole Eesti rahvas ise millegagi saanud osa võtta. Nüüd on Eesti rahva suveräänse tahte esindajal, Eesti Asutaval Kogul, otsustada, missugune peab olema Eesti riiklik kord, missugused uuendused on tarvilikud, kuidas on vaja luua uut, vaba, iseseisvat Eestit. Väga ilusad sõnad. On küll, mulle muide selles kõnes, tegelikult ju see kõne oli selles mõttes programmiline tekst, et kuna vasakpoolsed jõud olid nii suures enamuses, siis see, millest ta seal kõnes rääkis, seal on palju asju, mida teha tuleb riigi ülesehitamisel, see oli tegelikult sisuliselt tulevane nagu tegevusplaan, mille järgi Asutav Kogu siis minema hakkas ja valitsused, et mulle seal meeldis see, et kui ta sellele kõigele järgneb, on ju kohe nüüd tänamine, on, et kõigi liitlaste tänamine, britid ja soomlased ja siis ta jõuab siis meie sõjameesteni ja ütleb, et kus kohas ta paneb ka väga konkreetse märgi maha, et kõik, kes on nagu sõdinud selle riigi eest, et neile tuleb anda nüüd see maa, et nad saaksid nagu selle maa omanikuks nagu. Jah, et jällegi me näeme see Asutava Kogu loos, eks ole, jällegi seda Eesti sotside rolli siis Eesti demokraatliku riigi loomisel. Ja nagu sa väga õigesti ütlesid, et see maa küsimus oli toona võib-olla kõige põletavam küsimus, sest nüüd ametlikult kehtis veel siis mõisnike võim ja rahva selge enamus ikkagi ootas Asutaval Kogult ühe esimese sammuna radikaalse maareformi läbiviimist. Ja tõesti siis ka selle maaseaduse arutelu oli see esimene suur vastasseis Asutavas Kogus esindatud siis erakondade vahel. Et kõik olid selles mõttes üksmeelel, et maareform tuleb mingisuguses vormis läbi viia, aga siis kui radikaalne see peab olema, sest ikkagi sisuliselt ju selle seadusega võeti siis Balti-Saksa mõisnikelt eraomand käest ära riigi jõuga, mis tekitas ka palju nagu niisugust paksu verd, aga see, et jällegi enamuses olid vasakpoolsed jõud, aitas just läbi suruda seda kõige radikaalsemat sammu. Meil tänapäeval 100 aastat hiljem tundub, et teistsugust valikut nagu ei saanudki olla, aga kindlasti oli ka neid jõude, kes oleks teinud kõike seda palju mõõdukamalt. Aga jah, siis sama aasta sügisel 1919 Asutav Kogu võtab siis maaseaduse vastu, millega tõepoolest siis Balti-Saksa mõisnikelt võõrandati nende maa, nende vara sisuliselt. Hiljem küll hakkas Eesti riik maksma ka väikest hüvitist, aga see kõik tuli alles palju hiljem. Siin mõisnikud pöördusid ka toona siis esimese maailmasõja võitjariikide poole, mida need eestlased siin teevad, aga Kas Jaan Tõnisson oli see, kes mõisnikke kaitses ja tegelikult oli selle vastu, et sellisel kujul nii palju, ühesõnaga parempoolsed olid tegelikult parempoolsed ja konservatiivid, kui nii saab öelda, olid need, kes ütlesid, et mõõdukama. Mis me anname seda maad nii palju inimestele, et ikkagi need inimesed, kes siin nagu see eliit või jõukam klass on, et see võiks nagu natuke harjunud selles seltskonnas rohkem liikuma ja püüdsid seda hoida. Ja kui meile võib-olla kaasaegse linnarahvana tundub, et miks see maa küsimus üldse nii oluline oli, siis tuleb vaadata ikkagi toonast konteksti, kus ju absoluutne enamus rahvast elas jätkuvalt maal, olid maarahvas, ja kui suurem osa maad kuulub jätkuvalt Balti-Saksa mõisnikele, samal hetkel käib ju vabadussõda, kus need Eesti mehed, naised võitlesid ju rinnetel, omaenda maa eest, täpsemalt ütleme toona suuresti Balti-Saksa mõisnike maa eest, siis nüüd pärast maareformi, mis lõpuks vastu võeti, sügisel 19, siis nüüd tõesti võib öelda, et võideldi omaenda maa eest ja see andis niisugust uut indu ka vabadussõjas ja nagu me teame, selles sõjas ju võitis väike vapper Eesti.
jah, seda on alati hea teada ja meenutada, selline uhke tunne, aga tegelikult see, mille järgi väga paljuski Eesti nii-öelda see väärtusruum on ju, et olid ka ju erinevad väärtused, mis sinna asutavasse kokku tulid või siin nende esindajad ja tegelikult ju ka kogu see niisugune sotsiaaldemokraatlik vaade, selline hästi progressiivne tulevikku vaatav vaade, mis 100 aastat tagasi oli elu ikka täiesti teine, on ju, et naised ei saanud valimas käia ja kõik muud asjad, et see ju sai ka pandud väga tugevalt põhiseadusesse ja nüüd, kui Eesti uuesti Vene võimu alt pääses, siis tegelikult väga palju sellest toonasest põhiseadusest on ju aluseks võetud ja ka neist väärtustest ja kantud üle nii-öelda tänasesse põhiseadusse, mille järgi meie riik täna toimib. Just, et tõepoolest asutava kogu ju peamine ülesanne oli siis sellele vastsündinud ja sõjas püsima jäänud Eesti riigile koostada, vastu võtta tema esimene põhiseadus. Ja juunikuus 1920 see suur töö sai tehtud ja sama aasta, siis aasta lõpus hakkas ka esimene põhiseadus kehtima. Ja jällegi, just nagu sa ütlesid, et toonases 20. sajandi alguse maailmas oli tegemist väga uuendusmeelse, väga isegi öelda radikaalse, väga demokraatliku riigi põhiseadusega. Ja tõesti need paljud demokraatliku riigi väärtused, mis on nii-öelda tänapäeva lääneriikides iseenesest mõistetavad. Seda sajand eest ei olnud, et võtame täpselt selle sama naiste valimisõiguse, et üldine valimisõigus alles toona kujunes. 1906 oli saanud näiteks naised valida Soomes. Esimest korda muide Eestis said naised valida Eesti maapäeva juba 1917 ja loomulikult valisid naised kasutavad kogu, eks ole, ja see naiste valimisõigus sai raiutud ka siis üldise valimisõigusena meie. Ma korra vahele lõikan siia, et kas nüüd esimene Riigikogu koosseis, mis valiti, sinna sattusi ju ka juba naisi ja vähemalt ma tean, et sotsiaaldemokraatide seas olid ka naiste esindajad, ma ei tea, kas teistel erakondadel oli neid? Jah, et tõepoolest meil nii-öelda esimesel iseseisvusperioodil on ka esimesed naised nii juba asutavas kogus kui ka Riigikogudes, aga loomulikult võrreldes tänase pildiga Riigikogu saalis olid naisi veel väga, väga üksikud, ega see maailm ka muutus niimoodi, ütleme, sammult ja juba see, et naistele anti valimisõigus oli toona ikkagi väga uuendusmeelne samm, kui me toome see võrdluseks, et näiteks Prantsusmaal said naised esimest korda valida 1944, kui ma ei eksi, Šveitsis alles 1970. aastatel, mõningates Šveitsi kantonites alles 1990. aastatel. Et me näeme, kuivõrd ikkagi eesrindlik toonane noor demokraatlik Eesti riik oli. Või võtame teise asja, see on siis vähemusrahvaste kultuurautonoomia. Selle eellugu tegelikult on juba seotud meie riigi sünnidokumendiga ehk meie iseseisvusmanifestiga, mida ma alati ütlen, et vähemalt kord aastas, kui me riigi sünnipäev on, tuleks võtta ette see meie riigi nii-öelda sünnidokument, iseseisvusmanifest ja lugeda, et millisena need meie riigi loojad seda sündivat riiki ette kujutasid. Ja see hakkab pihta juba selle manifesti pealkirjast. See ei ole manifest Eesti rahvale, vaid see on kõigile Eestimaa rahvastele. Ehk kõik rahvad, keda on siin alati elanud päris rohkel arvul, et kui nad tahavad samas väärtusruumis elada, siis on nad oodatud siia, et see on ka nende riik. Ja see unistus, see väärtus sai kantud edasi siis ka esimesse põhiseadusesse. Aga nii-öelda laiemalt see riik ka ise ehitati üles ikkagi väga niisugusel kaasaegsel moel, mis võib-olla tol hetkel sai ka selle riigi jaoks ka üheks kohaks, mis muutis ka see riigi haavatavaks. Ta oli väga, võib öelda radikaalselt parlamentaarne demokraatia, kus tõepoolest parlamendil oli nagu määratu suur jõud. Me teame ju, et ei loodud niisugust tugevat riigipea institutsiooni, vaid loodi siis riigivanema ametikoht, kus oli siis kokku pandud tänane president ja peaminister ja just nimelt August Rei on ka olnud siis just selles riigi siis vanema rollis ja tõesti see riigivanema siis ametikoht sõltus puhtalt Riigikogu enamuse toetusest, aga kuna meie esimesed Riigikogud olid üpris kirjud hästi palju väikseid jõude pääses sinna, siis ka need valitsused olid hästi ebastabiilsed, siin võib-olla mõningad valitsused ainult mõningad päevad, kuud pidasid vastu. Meie vist Eesti ajaloo kõige lühem valitsus on Aado
Pirki valitsus, mis oli mõned tunnid sisuliselt, eks ole, ametis. See on täiesti väga huvitav teema, et rääkida sellest, et kuidas see õrn demokraatia ja värskelt loodud kõik on ja kuidas võib-olla ühiskond ei olnud ka nii kõike seda omaks võtnud ja kuidas need valitsused vahetasid ja võib, need asjad olid uued asjad on ja mis see rolli nagu riigi arengus mängis, aga võib-olla jätame nagu selle vahele, et teeme sealt järgmine kord selle ja teeme nagu sammud edasi, et võib-olla me võime hästi kiiresti Rei rolli siin riigis mainida enne seda, kui ta Moskvas pidi hakkama Eestit esindama ja vahendama väga ebameeldiva ettepaneku osas. Jah, et nagu ma alguses ütlesin, siis Rei jõudis olla ka vist, kui ma eksi, esimese 5 Riigikogu liige. Ta oli välisministri ametis, nagu sa alguses aasta 25-26 oli ta Riigikogu esimees, tema pilt on ka siin samas olemas siis lossi seinal täna. Ja muidugi siis see riigivanema lühike periood aasta lõpp 1928 kuni juuli 1929, muide selle tema riigivanema ametiaja lõppu jäi see hetk, kus Rootsi toonane kuningas külastas Eestit, see oli tegelikult ju hetk vahetult enne suurt majanduskriisi ja see oli ka muide hetk, kui riigivanem siit Toompealt kolis Kadrioru vanasse lossi. Et just ütleme siis nii-öelda esimese iseseisvusaja keskel oli ta siis ka natuke üle poole aasta riigivanema ametis. Hiljem ta jõudis olla ka välisministri abi ja tõesti siis vahetult enne teise maailmasõja puhkemist siis ta Eesti suursaadikuks Moskvas, nii et tema just nendel saatusaastatel sügis 1939 kuni suvi 1940 oli siis kõigi nende siis baaside lepinguga ja muude läbirääkimistega seotud siis sündmuste tunnistajaks ja nägi ka tegelikult väga lähedalt seda Eesti riigi loojangut. Ega see on ju Eesti ajaloo suur küsimus, et kas toonased riigijuhid tegid õige otsused, kas oleks pidanud vastu hakkama, et eks need vaidlused kahtlemata kestavad ka tulevikus, aga mina olen alati öelnud seda, et kui me räägime või hindame ajaloosündmusi, siis me teeme ühe väga niisuguse inimliku vea. Vaadake, me oleme siin tulevikus. Tänases päevas. Ja just me vaatame minevikus, eks ole, ütleme, küll nad tegid rumal otsuse kunagi, et vaadake, mis kõik pärast juhtus. Aga me saame palju objektiivne pildi, kui me teeme ajarännaku siis 50 või 500 aastat tagasi, lähme nende toonaste, riigijuhtide toonaste otsustajate pähe, kus me võime tulevikku ennustada, aga me ei tea, mis tegelikult juhtub. Ja kui me hakkame selles vaatevinklis ka Eesti siis, riigijuhtide otsuseid hindama, siis tegelikult ju sügisel septembris 39, kui Moskva esitas ultimaatumi, oli meil loetud tunnid teha otsus. Meil tegelikult erinevalt praegust Eestist ei olnud peaaegu mitte ühtegi liitlassuhet. Meist palju suurem võimsam Poola riik söödi ära kuu ajaga, eks ole, kahe suure riigi poolt. Et Eesti oli ikkagi jumala otse, jumala üksi ja on toodud, et hiljem hakkas vastu Soome, jäi ju püsima. Aga 39 sügisel seda veel polnud, eks ole. Eks seal vaata, seal jälle saaks pikalt rääkida ja vaadata, et kuna ta nii-öelda see demokraatlik rahvaesindus tegelikult oli ju, ja Riigikogu oli tasalülitatud, siis oli probleem ka selles, et ega sul neid erinevaid maailmavaateid selle otsuse tegemise juures nii kõvasti ja tugevalt olnud, aga jälle omaette teema on, et pigem oleme jõudnud sellesse hetke, kus kohas suured riigid tulid Eestile kallale ja me iseseisvuse võtsid, August Rei saatuse tahtel jõudis tegelikult üle lahe või üle Läänemere tegelikult siis Rootsi ja seal hakkab nii-öelda see nagu teine ajajärk on ju tema elus, et Eesti riikluse hoidmine ja siis Eesti vabaduse nimel tegutsemine. Ma tahtsin öelda veel selle eelmise mõttearenduse lõpetuseks seda, et Eesti riigi või Eesti iseseisvuse kaotuses polnud tegelikult süüdi ei Päts, Laidoner, Tõnisson ega Rei, vaid tegelikult oli süüdi Jossif Stalin. Selles mõttes on sul täiesti õigus nagu, et jah. Aga jah, et tõepoolest, kui August Reil on, nagu me rääkisime, ülioluline roll Eesti riigi sünniloos, siis võib öelda tema kõige vastutusrikkam roll tegelikult, niisuguses väga nagu pikas vaates. Oli ikkagi pärast teist maailmasõda, kus ta siis 1945, kui toonane siis eksiilvalitsuse juht Jüri Uluots oli surnud kahjuks,
siis võttis August Rei üle Eesti eksiilvalitsuse siis juhi rolli, ta oli siis peaminister vabariigi presidendi ülesannetes ja seda olulist meie õigusliku järjepidevusega seotud rolli kandis Rei kuni oma surmani siis 1963. aastal Rootsis. Et ega ju aastal 50-60 oli kindlasti lootus, et Eesti riik kunagi veel saab olema maailmakaardil ka de facto. Aga 60-ndatel, kui hakkas sula tulema Nõukogude Liidust, ma olen vähemalt seda ühte säilinud August Rei kõne seal Rootsis vaadanud, seal ta küll vähemalt oli suhteliselt lootusrikas juba, et äkki hakkab midagi sealt mõranama ja mingid muutused tulevad, aga sinna läks palju aega veel. Jah, et eks ütleme, see lootus ka ajapikku, eks ole, vaikselt nagu hakkas hääbuma ja ega meil tihti meeldib ka rahvana rõhutada neid kannatusi, mis meiega juhtunud on. Aga me võiksime ka rohkem tunda rõõmu, kuidas ikkagi õhtu lõpus me oleme olnud võitjate poolel või ajalugu on olnud meie poolt. Ja tõesti me suutsime ära oodata selle aja, kui tekkis jälle see ajaaken, et oma riik taas välja kuulutada ja aastal 1991 oli jällegi väga oluline vaidlus ka siin samas toonase Ülemnõukogu saalis, et kas me loome täiesti uue Eesti riigi või me siis taastame selle vana riigi õigusliku järjepidevuse alusel ja see, et me oleme ikkagi vana riigi taastanud, selles on kahtlemata oluline roll selles, et oli olemas siis Rootsis paguluses meie pagulasvalitsus, mida kõige pikemalt, eks ole, juhtis August Rei, tegelikult on seal veel mitmed olulised mehed, kes seda valitsusjuhi rolli kandsid ja seda õiguslikku järjepidevust hoidsid. Et ilma nende jällegi meeste, naiste elu nagu tööta, ilma nende usuta sellesse, et Eesti riik saab taas olema, oleksime kindlasti ka meie olnud palju raskemas olukorras, et kas luua uus riik või taastada vana. Aga kuna see järjepidevus oli säilinud, de jure Eesti riik mitte kunagi ei kadunud, siis oli seda ka hea de facto aastal 1991, kui see hetk oli taastada. Et selles mõttes ma tean, et eks väliseestlastel, kas nad sattusid Kanadasse, Ameerika Ühendriikidesse, Rootsi või mõnda teise riiki sellest ja ka Rootsis enda sees oli kindlasti erinev nägemus, et kes see siis Eesti kogukonna või selle riigi järjepidevuse hoidja peaks olema, et kas see tõesti on see sama eksiilvalitsus, mida seal Rei juhtis on ju, nad vaidlesid selle üle. See oli pikad vaidlused, jah. Ja see oli ka muidugi loomulik, sellepärast, et igaüks oli oma mätta otsast riiki ennast kui formaalselt enam ei olnud ja loomulikult tekkis seal pretensioone, aga lõppkokkuvõttes ma olen sinuga nõus, et see, et hoiti ja see, et sul oli tõesti mitte nii, et keegi nüüd tuli kokku, ütles, et tegelikult meie siin valisime selle esindajad, või et see mis tehti, oli väga oluline on ju selle riigi iseseisvuse taastamisel pärast ja sellel kõigele rõhumisel. Aga võime ka korra äkki tagasi tulla ajast, võib-olla mingitesse seikadesse, siis võib-olla korra August Reist sellisel nooruspõlvel või sotsiaaldemokraadina, et seal on üks hetk, kus kohas ta sattus selle, võiks öelda, et ühtemoodi ta kasvas sotsiaaldemokraatide liidriks on ju, aga teistmoodi ta sattus ka, et kui olid aastad, kui kohas sotside liidrid Tallinnas pandi kinni ja Tartust Rei lähetati siiapoole ja ma saan aru, et tema oli see, kes haaras need tehastes töölised enda sappa, et muidu oleks võib-olla rohkem enamlased nendega tegelenud Eesti riigi saatus oleks võinud ka teistsugune olla. Jah, et me lähme kui August Rei nooruspõlve need aastad, kus ta kujunes, kus kindlasti ka tema ilmavaade võttis vormi. Kui ta on sündinud seal 1886, siis ta oli 20. sajandi alguses teismeline või gümnaasiumi noor, ta õppis gümnaasiumis Tartus, ta liitus seal teatud selliste juba revolutsiooniliste noorte rühmitustega, sai koolis kinga, visati välja, jätkas õpinguid muide Novgorodis ja hiljem õppis ülikoolis pealinnas Piiteris. Ja nüüd siis see revolutsiooniline aasta 1905, kus tõepoolest kevadel siis mitmed toonased siis Eesti sotside liidrid, just kes siin pealinnas Tallinnas toonases Reevelis tegutsesid, siis arreteeriti tsaarivõimude poolt, siis tegid sotsid otsuse saata siis noor aktiivne mees, kes toona oli 19-aastane ju, August Rei siis siia pealinna, siis vägesid koondama, vastupanu vihatud tsaarivõimule. Ja niisuguse
noore vihase mehena, kindlasti ka väga hea kõnemehena käis siis Rei mööda Tallinna suuri vabrikuid, tehaseid ja küttis siis seda just nimelt tööliskonda üles, sest see Venemaal toona möllas revolutsioon ja tuleb arvestada, et siis Rei ja väga paljud ka toonased Eesti sotsid tegutsesid Venemaa sotsiaaldemokraatliku erakonna rüppes. Olid siis selle partei liikmed, siis kohaliku rakukese liikmed. See oli muidugi toona põrandalune erakond, sest erakond ametlikult olid veel toona Venemaal ju keelatud, aga juba see Venemaa sotsiaaldemokraatlik liikumine oli juba lõhenenud siis enamlasteks ja siis vähemlasteks. Ja just nimelt August Rei siis esindas seda nii-öelda vähemlaste poolt, kellest ongi hiljem välja kasvanud siis sotsiaaldemokraadid ja ta ka oma mälestustes neid sündmusi väga, väga värvikalt kirjeldab seda niisugust põrandaalust tegelikult ohtlikku võitlust vihatud tsaarivõimuga ja selgelt tema mälestustes tuleb välja ka juba niisugune põlgus või hoiatus ka siis nende nii-öelda enamlaste suhtes. Ja me teame olles nagu täna nagu targad ajaloo vaates, siis Rei hoiatustel oli paljuski õigus, et enamlaste tee oli selgelt nagu ummiktee pikas vaates. Sa võib-olla pead sa selle korra toonase nagu selle sotsiaaldemokraatia kommunismi nagu lahknemisega ka korra siia sisse tooma, et seal on väga olulised ajaloolised erinevused ja tihti nagu aetakse sassi, et kui räägitaksegi toonasest revolutsioonidest, sotsidest, vasakpoolsetest, siis pannakse kõik nad seal enamlased ja kõik ühte patta, aga tegelikult see nii ei olnud. Et jah, kui me räägime sellest Venemaa sotsiaaldemokraatlikust liikumisest, siis ütleme 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus, siis just nimelt möödunud sajandi alguses toimubki siis selles erakonnas suur lõhe, mis tegelikult oli lõhe just nimelt nendes väärtustes. Kuna see vaenlane oli kõigil üks, oli vihatud Vene tsaarivõimist, tuli igal juhul kukutada. Aga küsimus oli, mil viisil seda võimu kukutada ja milline saab olema see uus ühiskond, mida hakatakse rajama, kui siis enamlased ehk hilisemad kommunistid tahtsid niisugust jõulisemat tegutsemist, olid valmis relv käes siis selle vihatud võimu kukutama, kõik nagu vaenlased mättasse lööma ja looma riigi, kus on tööliste ja talupoegade diktatuur, mis ei ole demokraatlik ühiskond, siis toona vähemusse jäänud hilisemad sotsiaaldemokraadid olid kindlasti nõus sellega, et see võim tuleb kukutada, aga see uus võim, see uus ühiskond tuleb luua ikkagi lähtuvalt väärtusest, kus on kaasatud kõik siis poliitilised jõud, mis saab olema demokraatlik ühiskond. Ja see oli väga põhimõtteline lõhe, mis tegelikult saatis ju toonast niisugust vasakpoolset liikumist ka teistes riikides on. Ja jällegi me teame, pikas vaates see siis radikaalsem, verisem suund on olnud ikka paljuski ummiktee. Ja just Euroopa kaasaegse sotsiaaldemokraatia häll ongi seal siis möödunud sajandi alguse kümnendites. Jah, aga kuule, Reiga on vist nii nagu enamus Eesti suurte riigimeeste ja tegelikult kultuuritegelastega. Väga vähesed sündisid Tallinnas, on ju, võib-olla nad hiljem lõpetasid Tallinnas, aga pigem olid kõik maapiirkonnad, kes andsid selle Eesti riigi aluspanijad ja kultuuriloojad ja riigijuhid ja Rei oli ka ju mitte tallinlane. Jah, see on sul tegelikult väga õige tähelepanek, et kui me võtame need Eesti riigi loojad, need meie esimesed riigimehed, siis nende sünniaeg jääb sinna 1860 kuni 1890. Ehk see on just meie rahvuslik ärkamisaeg, ehk tihti nende pered, nende isad olid just need, kes, siis selles oma kogukonnas seda Eesti asja ajasid. Et ütleme, selles õhkkonnas on need Eesti riigi loojad üles kasvanud ja kui me võtame August Rei sünniaeg on 1886, see on see rahvusliku ärkamisaja lõpp, kus juba võtab võimu venestusaeg, niisugused karmimad aastad ja August Rei siis sündis toonasel Viljandimaal, sündis Pilistvere kihelkonnas Kurlal.
tema sünnikoht jääb täna siis Kurla kooli lähedale, seal on ka pandud aasta 2008 mälestusmärk ja täna peaks Kurla olema Järvamaa osa. Järvamaa piiri peal, jah. Aga siis vanasti olnud ajalooline Viljandimaa. Et jah, et me nüüd uuel ajal oleme kõigi oma kunagiste riigivanemate sünnipaigad ka ilusasti mälestuskividega ära märkinud ja August Rei, kes ju suri aastal 63 Rootsis pagulusest, ta ei näinud ära seda Eesti riigi uut tulemist, siis nüüd selle sajandi alguses tema põrm ja tema siis ka abikaasa põrm maeti ilusasti ümber siis metsakalmistule ja kui ka tulemas nüüd siis Rei 135. sünniaastapäev, siis kõigil on võimalik minna jalutada läbi siis metsakalmist, otsida üles sealt meie kuulsuste künkalt siis ka August Rei haud ja panna sinna üks lill tema mälestuseks. Kuule Jaak, minu arvates hästi lühidalt küll nii suure riigimehe elulugu ja tegemiste lugu on meil kaetud, et seal oleks võinud rääkida kõigest on ju, mis sinna mahub, et neid on ikka raamatuid, et Riigikogul on August Rei stipendium on ju tegelikult olemas, mida välja antakse meil siinsamas selle klaassinna taha peaaegu selle Otto Steinmanni saali taha jääb August Rei on ju saal ja tegelikult Riigikantselei kodulehel on ka väga nagu hästi kirjutatud, et kui olulist rolli ja mida kõike Rei siin nagu Eesti jaoks tähendas, aga ma arvan, et võtame kokku selle jutuajamise siin, et järgmine kord võib-olla räägime Reist mingisuguse muu külje pealt ja võib-olla natukene rohkem, aga mina olen sulle tänulik ja kõigile neile ka, kes tulevikus seda lugu, mida Jaak siin tegelikult jutustas, August Reist vaatavad ja kuulavad ja sellepärast ka, et ma olen nõus see, mis sa alguses ütlesid, et meil on teatud riigimeestest räägitud väga palju, sellepärast, et need kirjutati kuidagi on läinud nii, et need on kirjutatud Eesti ajalooõpikutesse, aga teisi riigimehi on väga vähe sinna kirjutatud, et ma arvan, et alati toona, kui Eesti loodi ja ka täna on väga oluline, et nii-öelda see riigi juhtimine ja ka tegelikult ajalookäsitlus oleks tasakaalus ja et me ei vähendaks ega ei vähendaks või lükkaks kõrvale siis neid, kes tegelikult siia on panustanud. Et minust on väga oluline ikkagi ka teada tunda oma riigi sünnilugu ja veel kord ma tõesti soovitan lugeda August Rei mälestusi, mis võtab väga haaraval moel kokku just need sündmused, kuidas see riik sai üldse toona sündima. Et veel kord ajalugu on olnud meie poolt. Et meil on tegelikult ka meeletult palju vedanud ja neid mehi naisi, kellel on oma oluline roll selles riigi sünniloos, neid tuleb kindlasti teada ja August Rei on selles väärikas reas. Kuule ka, suur aitäh ja näeme järgmine kord. Nägemist.